aitäh. Kas see? Tere kõigile! Minu nimi, nagu öeldi, on Silvia Väli. Ma töötan Clarified Securities veebirakenduste turvatestijana ja nüüd ka juba füüsilise reettiimerina. Ja oma tänases ettekandes ma räägingi teile tegelikult, et mis üleüldiselt siis füüsiline reettiiming on, mida üks ettevõte võidab füüsilise reettiimingu testidest ning mis on see üleüldine mõttelaad, et kuidas siis üks reettiimer need pusletükid omavahel kokku paneb ja siis jalutab sellest ettevõttest selle kõige kallima varaga minema. Aga ma alustaks hoopis sellise küsimusega, et kui paljud teist on kuulnud mehest nimega Michael Fagan? Kas tuleb tuttav ette? Väga palju käsi ma siin ei näe, aga tegelikult iseenesest mees on täiesti tavaline, Londonis sündinud, aga talle meeldib ka baaris käia ja kihla vedada, et ta suudab Buckinghami paleesse sisse murda ja veel enam kuninganna Elizabethi magamistuppa. Ja sellega ta siis vallutas päris mitmete väljaannete esikaanet ja tekitas 20. sajandi kõige suurema kuningliku turvaintsidendi. See paari osa Scotland Yardi raportist küll välja ei tule, nii et see on ainult puhtad väited, aga mida sealt raportist siis tegelikult võib välja lugeda, on see, kuidas selline intsident siis aset leidis. Ja aasta oli siis 1982. Faganit nähti sissepääsu juures, ehk siis teda juba nähti, ta ei olnud seal niisama ringi tolgendamas ja ta otsustas, et ta ronib üle aia. Ja mida ta sealt edasi leiab, on lahtine aken. Ja ta jõuab omadega siis supervingesse kuninglikku, ühesõnaga ta jõuab kuningliku margikoguni, mis on hinnatud siis üle 100 miljoni naela vääriliseks. Ta võiks sellega lihtsalt minema jalutada, aga ei, tema tahab edasi minna. Sealt ta edasi ei saa, uks on lukus, mis ta teeb? Ta ronib õue tagasi, ülesse vihmaveetorust, katusele ning leiab järjekordse lahtise akna. Koristajad. Edasi võime siit juba näha, et ta jõuab siis vastutava töötaja kontoriruumi, mis on siis otseses ühenduses Buckinghami paleega ja seal üllatuseks uks on lahti. Fagan veetiski siis palees tegelikult ringi uidates ligi 15 minutit. Mida ta seal tegi? Ta jõi ära printsi veini, ta lõhkus paar 1000 doosi. Kõik tundus töötajatele, kes teda seejuures nägid, täiesti normaalne. Võõraid nägusid Buckinghami palees võib-olla leidub ka teistel päevadel. Edasi Fagan sisenes sealt siis kuninglikesse eluruumidesse. Väidetavalt portreepildid olid need, mis teda sinna juhatasid. Ja 7:15 jõudiski ta siis puhtalt kas kogemata või seda me ei tea, kuninganna magamistuppa, mille ees öine valvur, kes seal siis valvas kuni kella 6 hommikul, oli lahkunud, sest vahetused. Fagan liikus siis läbi ruumi, avas magamistoas kardinad, mille peale kuninganna üles ärkas, alarmi nupule vajutas, kuid mitte keegi sellele ei reageerinud. Edasi helistas kuninganna telefonistile tol ajal siis, et kutsutaks politsei. 6 minutit hiljem tegi kuninganna selle sama kõne uuesti, sest mitte kedagi ei tulnud. Ja lõppude lõpuks kuninganna siis koos oma toatüdruku abiga ajasid selle mehe sahvrisse ja hoidsid teda seal nii kaua, kuni politsei jõudis. See kõlab täpselt nagu muinasjutt, eks ole. Ja kõik see juhtus aastal 1982. Kui te mõtlete, miks ma räägin teile sellist 40 aasta tagust lugu, see on nii vana, sellist asja tänapäeval enam juhtuda ei saa. Sest tegelikult saab küll. Ja füüsilise reettiimingu mõttes see lugu tegelikult on ideaalne näide. Sul on Buckinghami palee, see on just kui illusioon, see on nagu kindlus, kuhu sisse ei saa. Ja samas tuleb mees tänavalt, ronib üle aia, leiab avatud aknad ja tegelikult rohkem polegi vaja.
Tal oli juba enne võimalus selle 100 miljoni naelase margikoguga sealt lihtsalt ära jalutada, ta ei teinud seda. Ja tegelikkuses see olukord eskaleerus alles siis, kui see mees oleks seal võinud lihtsalt kuningannal kätt suruda. Hea oli, et tema kavatsused olid natukene leebemad sel korral. Ja kui raportiga tutvuda, siis tegelikult see ei olnud selle mehe esimene kord Buckinghami palees, lihtsalt eelmisest korrast keegi ei teadnud. Ta läks koju. Nüüd, kuidas selline situatsioon leiab aset aastal 2024? Meil on uhked kontorihooned. Igal pool, kuhu vaatad, on valvekaamerad, nii hoone ümber kui ka sees. Meil on ligipääsukaardid, mis on nimeliselt välja antud ja süsteem kontrollib, millist ust millise kaardiga sa avada saad. Ja õhtuti läheb automaatselt ju kontor signalisatsiooni alla. Aga täpselt sellistest rägastikest mängibki ennast läbi üks füüsiline reettiimer. Ehk siis meie eesmärk on üles otsida, mis on need potentsiaalselt toimida võivad ründevektorid, mis ühe ettevõtte vastu võiks toimida. Ja simuleerides siis päris ründajat, me lähemegi ja paneme need ideed proovile. Ja tulemusena ettevõte saab siis enda jaoks teada, et millised need olemasolevatest turvalahendustest päriselt ka toimivad ning mis on seal lihtsalt kerge illusioon. Sa võid selle valvekaamera sinna seina peale panna, aga esiteks, kui see ei tööta ja teiseks, kui keegi seda 24/7 ei vaata, siis mis selle point üldse on? Selleks ajaks võib juba keegi sul kalli varaga teisel pool maakera olla ja ongi kõik. Ega sa talle sinna järgi enam ei lähe. Erinevate ettevõtete puhul on siis oluline tegelikult ka aru saada, et kes see ründaja üldse olla võib, millises rollis ta teile ettevõttesse satub. Et kui osadel juhtudel on tegu lihtsalt näiteks oma töötajaga, siis siia hulka tuleks kindlasti arvestada ka näiteks külalised, endised töötajad ja kõik välised isikud, sealhulgas ka teenuse osutajad. Kui nüüd minna tagasi töötajate juurde, siis neil on juba tegelikult ju ligipääs ettevõttesse olemas. Nad käivad seal iga päev, neil on seal tuttavad inimesed, nad ei ole see võõras, kes koridoris lihtsalt ringi kondab. Kuid siinkohal tuleks meeles pidada, et kui teil kontoris sees on niinimetatud avatud uste poliitika, kabineti uksed ei käi lukus, sahtli ees on võti, aga lukku teda ei keera ning võti jääb ette, siis mitte miski tegelikult ei takista ka teie oma kaastöötajal minna õhtul peale töötundide lõppu, võtta teie sahtlist, mida iganes ta soovib ja sama targalt koju minna ja teid võib-olla pärast välja pressida. Kui rääkida nüüd külalistest, siis täpselt siin samamoodi on oluline protokoll. Kuidas te neid vastu võtate? Kes on külalistega koos terve selle aja vältel, kui ta teil majas on ning kes temaga koos lahkub? Ning seejuures tegelikult tuleks mõelda ka küsimusele, et kas külalisel külastuse vältel on võimalik tekitada endale ligipääs, et ta saaks hiljem ise tagasi tulla, sest ka see on võimalik. Ning kui rääkida välistest faktoritest, siis näiteks teenuse osutajad, see on üks mu lemmikteema. Kui te mõtlete igas suures ettevõttes, mida tellitakse sisse, näiteks puhastusteenust. See on ideaalne amet, sest kui te mõtlete selle peale, puhastusteenust peab saama praktiliselt kõikjale. Puhastust vajab teil nii ühiskasutuses olev köök kui ka ülemuse kabinet, koosolekuruumid ja sinna jätab maha paar mikrofoni või kaamerat, pole mitte mingit probleemi. Aga kõige suurematest takistustest tuleb ikkagi üle minna sellel täiesti ettevõtte välisel isikul, kes ettevõtte sisekliimat ei tea, inimesi ei tea, protseduure ei tea. Ehk siis kuidas sellised inimesed ennast ise uksest sisse lasevad. Kui vanasti oleks tulnud kellegi taskust pätsata ära võti, lukk lahti muukida või siis toore jõuga uks maha lüüa, siis reettiimingu või siis varjatud tegevuste raames sellised tegevused lõpevad tavaliselt katastroofiga. Aga viidates tagasi siis sellele Buckinghami palees toimunud intsidendile, avatud aknad, siis tegelikult mõnikord piisab lihtsalt sellest, et vajuta lingile, võib-olla see uks ongi lahti. Ja teine asi, mille peale tasub mõelda, on see, et kas sul üldse on seda võtit vaja, sest ka teiste järgi siseneda ettevõttesse on võimalik. Ajastus peab olema õige, olud peavad mängima sinu kasuks, kuid jah,
see on võimalik. Ning tihtipeale lastakse sind veel reedtiimerina tegelikult ka esimesena uksest sisse, sest kontorikultuur on niivõrd hea. Ja samamoodi aitavad kaasa ka avatud uste päevad ja muud üritused, kus tihtipeale sotsiaalmeediasse lekitatakse ka sellist informatsiooni, mis annabki selle võtme sulle kätte. Sa ei peagi rohkem midagi tegema. Kui nüüd tahta siseneda kuskile ligipääsukaardiga, siis siin ma tegelikult küsiks ka, et kui paljud teist tulid täna kontorisse ja teil on ligipääsukaart näiteks tagataskus või ripub veel kaelas. Kõik see algab tegelikult taustainfo kogumisest. Samamoodi kaardistatakse ära ka hoone juures nähtaval olevad turvameetmed ning kõige olulisem küsimus, kes, kus, millal ja kellega tööpäeva jooksul käib. Sest see annab tegelikult füüsilisele reedtiimerile selle aja ja koha, et need andmed, mida nad tahavad kätte saada, siis sealt bussipeatusest kokku korjata, poejärjekorrast kokku korjata, kust iganes on palju inimesi. Nii et tegelikult te võite enese teadmata loovutada oma ligipääsukaardi andmed nii, et ei saanudki mitte midagi aru, te lähete rahuliku südamega koju ja nii ongi. Ligipääsukaardi andmete puhul siis, mis tegelikult seda füüsilist reedtiimerit või päris ründajat huvitab, ongi need andmed, mis liiguvad kaardi ja lugeri vahel, kui see kaart sinna piisavalt lähedale vastu panna. Ehk siis 1 ja 0. Ja siinkohal saabki otsustavaks faktoriks meie töö puhul siis see, et kui lähedale me tegelikult teile peame tulema. Kui te nüüd vaatate siin saalis endast vasakule ja endast paremale, kui teil on tuttav inimene teiega samast ettevõttest seal, siis on juba isegi hästi, ta tõenäoliselt ei taha teie kaardi andmeid. Aga kui te istute nüüd võõra inimese kõrval, siis ta on teile juba piisavalt lähedal tegelikult, et need kaardi andmed teilt õige seadmega ära lugeda. Ja mõnikord lähebki hästi, andmed ongi kaardi peal ning piisab ainult pildist. Lisaks on olemas ka siis ründajate elu lihtsamaks tegevaid seadmeid, mida on võimalik siis peaaegu valmis osta erinevatelt internetiplatvormidelt ja maksumus sellel, ütleme nii, et see ei ole ründaja jaoks kaelamurdev. Ja kui me räägime siin lugemiskaugusest, et pika vahemaa tagant, see ei tähenda nüüd 1–2 meetrit, aga pigem mõni 10 sentimeetrit. Ja mahub ta mulle näiteks käekotti. Kui nüüd rääkida sellest, et mis ettevõtte juures võiks olla need kroonijuveelid, mida me tahame siis iga ettevõtte puhul need natukene erinevad, kuid igas ettevõttes seevastu on olemas dokumendid, mida tahetakse hoida konfidentsiaalsena või siis vastupidi, te veedate enamus enda ühest päevast ju tegelikult kontoris. Te teete kontori enda nägu, teil on sahtlis personaalsed asjad. Ja tegelikult siin tulebki mõelda nüüd seda, et kui sa lähedki kontorist ära, uks lahti, sa tegelikult ei jäta sinna maha ainult ettevõtte asju, sa jätad sinna maha ka enda asjad. Ja mida nendega siis hiljem teha saab, see tuleb tihtipeale välja alles siis uudistest. Ja siin ma olen toonud mõningad lihtsad sammud, mida võiks siis iga inimene ise teha, nii et suuri kulutusi selle peale ei lähe. Aga ütleme nii, kontoris võiks olla viisakas kultuur, aga teatud maani. Et kui sul ongi see ligipääsukaart olemas, sa võid viisakalt küsida, et kas sa töötad siin, kui sa seda inimest ei tunne. Ja samuti paluda tal oma ligipääsukaart ka siis ukse juures näiteks läbi piiksutada. Sest sa kuuled kohe ju lugerist ära, et kas tal on see õigus sinuga koos sinna sisse tulla või mitte. Teinekord ju õigused ka ettevõtte siseselt muutuvad. Samuti nähes kontoris võõrast inimest. See on asi, millele ma rõhuks võib-olla kõige rohkem. Mine saa temaga tuttavaks. Tihtipeale võib tekkida küll see olukord, et jah, et kuidas ma lähen küsin, et veidi piinlik on, aga mine küsi, midagi ei olegi teha. Ja ülejäänud asjad võib-olla tasub lihtsalt siis kõrva taha panna. Ja kokkuvõtteks, füüsilise reedtiimingu testid tegelikult siis aitavadki ohutult läbi mängida kõik need avastatud stsenaariumid, mis siis võiks potentsiaalselt toimida, nii et see oht oleks maksimaalselt suur selle juures. Ja ettevõtted tegelikult peaks arvestama ka nende testide käigus sellega, et proovile ei panda mitte ainult tehnoloogia,
aga ka siis ettevõttes töötavad inimesed. Ehk siis nad läbivad erinevaid stsenaariume ja me vaatame, kuidas nad asjadele reageerivad või kas üldse reageerivad. Ja tihtipeale need testid, kuna nad on niisugused pusletüki tüüpi asjad, et iga järgmine plokk läheb siis mingisugusest sammust edasi, siis loov lähenemine on kindlasti see, millega tuleb alati arvestada. Aitäh!